Moskva muutus põrguks pärast seda, kui Justiitsministeeriumi hoone sattus plahvatusohtliku juhtumi keskmesse ning Vene pealinn elab nüüd droonide, rusude ja eriolukorra operatsioonide surve all. Sel neljapäeval, 4. juunil 2026 on Putini jaoks halb märk. Sõda, mida Kreml lubas hoida võimukeskustest eemal, koputab nüüd Vene riigimasina uksele, samal ajal kui Ukraina rünnakud tabavad rafineerimistehaseid, naftaterminale, mereväebaase ja logistikasõlmi, mis toetavad sõda. Moskva hoone juhtumit ei käsitleta kinnitatud plahvatusena, vaid reaalse ohuna, millega Vene õigussüsteem tegeleb. On välja antud vahistamismäärus ja uurimine toimub salajaselt. Ja just siin algab poliitiline põrgu, sest Venemaa püüab näidata jõudu samal ajal kui piirab kütust, kutsub välja hädaabiteenistused, vahistab kahtlusaluseid ja näeb, kuidas Ukraina toob hirmu Vene territooriumile. Mida Moskva varjab? Miks kaitse ebaõnnestus? Kuidas Putin selle kulumise peatab? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Moskva Basmani kohus käskis Vitali Vladimirovitši vahi alla võtta kuni 29. juulini 2026. Teda süüdistatakse ebaseadusliku lõhkeseadeldise valmistamise ettevalmistamises, et rünnata Venemaa Justiitsministeeriumi hoonet. Võimud ei ole kõiki juhtumi üksikasju avalikustanud, kuid juba avaldatud teave näitab probleemi ulatust. Hoone, mis on seotud Venemaa riigi administratiivse südamega, sattus rünnakukava sihtmärgiks otse pealinnas. Valitsus püüab narratiivi kontrollida vaikuse, juriidilise keele ja väheste andmetega, kuid järele jäänud pilt on karm. Moskva ei tegele ainult droonidega taevas. Moskva tegeleb hirmuga. Linna sees, turvasüsteemis, kohtutes ja asutustes, mis peaksid näitama kontrolli. See juhtum toimub samal ajal, kui Vene õhutõrje teatas taas pealinna suunduvate droonide alla tulistamisest. Linnapea Sergei Sobjanin teatas 3. juunil, et mehitamata lennukid hävitati, kui need liikusid Moskva suunas ning et päästemeeskonnad töötasid rusude kukkumiskohtades. Ametlik versioon püüab kõike näidata õhutõrje eduna, kuid on üks küsimus, mis häirib. Kui droonid jõuavad nii lähedale pealinnale, siis on Venemaa juba kaotanud selle psühholoogilise kaitsekihi, mida ta oma rahvale müüs. Kremli juurde pole vaja kraatrit, et paanikat tekitada. Piisab sellest, kui kodanik kuuleb sireeni, näeb tänaval hädaabiteenistust, tunneb, kuidas kütus tanklas otsa saab ja mõistab, et sõda ei jäänudki ainult televiisorisse. Ukraina suurendas seda survet, korraldades kaugmaa rünnakuid Venemaa tundlikele taristupunktidele. Peterburis tabasid droonid linna naftaterminali, Kronstadti mereväebaasi ja teisi sihtmärke, mis on seotud sõjamassinaga. Just sel ajal, kui avati Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum, mida Putin kasutab näitamaks, et Venemaa on sanktsioonidest hoolimata endiselt tugev, satelliidipildid näitasid terminalis suitsu. See on oluline rajatis Venemaa kütuste eksportimiseks Läänemere kaudu. Kiiev teatas samuti, et tabas Poiki korveti kuivdokis, samal ajal kui Venemaa püüdis vastu võtta ametnikke, ärimehi ja väliskülalisi, just kui midagi poleks juhtunud. See olukord oli lihtne sõnum. Üritusel võib olla punane vaip, kuid Vene territoorium ei tundu enam puutumatu. Löök ei piirdunud ainult Peterburiga. Enne seda tabasid Ukraina droonid Saratovi rafineerimistehast Volga jõe ääres, põhjustades suure tulekahju, nagu teatasid Ukraina ja kohalikud Vene võimud. Kiiev kinnitas samuti rünnakuid Lazarevo pumpamisjaama vastu Kiirovi piirkonnas, mida kasutatakse Siberist tuleva naftavoolu jaoks. Ja Matvejev Kurgani Kütusselao vastu Rostovi piirkonnas. Venemaa teatas, et on alla tulistanud 216 drooni ühe öö jooksul, kuid juba ainuüksi tulekahjude ja piirangute jada näitab, et kaitse ei suuda kõiki tabamusi ära hoida. Putini jaoks ei ole probleem ainult sõjaline, see on logistiline, majanduslik ja psühholoogiline. Kütusekriisist on saanud selle kurnatuse nähtav märk. Okupatsiooni alusel Krimmis kehtestasid võimud bensiinimüügi piirangu ja seadsid prioriteediks ühistranspordi ja sotsiaaltranspordi.
Tavalisel autojuhtidel tuli silmitsi seista piirangutega ja mõnel juhul ka talongidega. Mõnes Moskva piirkonnas ja Põhja-Venemaal hakkasid tanklad samuti piirama kütuse ostmist ühe kliendi kohta. Vene valitsus keelas veel 5 kuuks lennukikütuse ekspordi, püüdes kaitsta siseturgu. Sellised meetmed ei sobi kokku mugava suurriigi propagandaga. Need sobivad pigem surve all oleva süsteemiga rafineerimistehastes, torustikes, ladudes ja objektidel. Ukraina strateegia sai selgemaks. Mürgestada Venemaa sõjajõudu seestpoolt, rünnates energiat, logistikat ja taristut, mis varustavad nii tsiviilsektorit kui ka sõjalist operatsiooni. Moskva, Ryazani, Nižni Novgorodi ja Jaroslavli, Kiriši ning teiste piirkondade rafineerimistehased said rünnakutes pihta või pidid tootmist vähendama. Reutersi poolt viidatud turuandmed näitavad, et praktiliselt kõik Venemaa keskosa suured rafineerimistehased said rünnakutes pihta või pidid tootmist vähendama. Umbes 30% bensiinist ja 25% diislikütusest, mida nendes tehastes toodetakse, tähendab see survet miljonite inimeste rahakotile, transpordile ja igapäevaelule. Vladimir Putin püüab vastata vastupanu keelates ekspordi, kuid lennukikütuse eksport on sunnitud katkema mitmete perekondade jaoks, arvestades kasutamise riski ja nõudeid. Hedabi meeskonnad tegutsevad rusude kukkumise tõttu, samal ajal kui kohus vahistab mehe, keda süüdistatakse plahvatuse ettevalmistamises ministeeriumi vastu. Kui tanklad tiiravad kütust ja kui rahvusvaheline majandusüritus toimub rünnaku suitsu all, muutub sõnum Venemaa sees. Vene kodanik hakkab nägema, et sõjal on otsene hind. See on järjekord. Teade tanklas, troon taevas, valitsushoone sihikule võetud ja võimud üritavad rahustada rahvast, kes tunneb, et piiramisrõngas koomale tõmbub. Teine probleem kasvab väljaspool sõjaväelist valdkonda. Venemaa seisab silmitsi ka mõjukaotusega kaubateedel. Hiina ja Kasahstan kiirendavad niinimetatud keskset koridori, marsruuti, mis kulgeb läbi Kesk-Aasia, Kaspia mere, Kaukaasia ja Türgi, võimaldades lastidel jõuda Euroopasse ilma Venemaa territooriumist sõltumata. Kasahstan plaanib miljardilisi investeeringuid raudteedesse, sadamatesse ja terminaalidesse. Järgnevatel aastatel suurendatakse võimsust. Moskva jaoks tähendab see vähem raha, vähem kontrolli ja vähem võimu Aasia ja Euroopa vahelise transiidi üle. Putin sai osaks naeratusi ja diplomaatilisi kõnesid, kuid kulisside taga otsivad partnerid võimalusi, kuidas Vene ebastabiilsusest kõrvale hiilida. Vene vastus Ukraina vastu on endiselt karm, jätkates raketi- ja droonirünnakutega Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu. Moskva püüab näidata, et tal on endiselt tulejõudu ja et ta suudab ukrainlastele kulusid tõsta. Kuid poliitiline erinevus on nüüd selgelt nähtav. Iga Vene rünnak Ukraina vastu annab ukrainlastele võimaluse korraldada uusi operatsioone Venemaa territooriumil asuvate rafineerimistehaste, baaside ja logistikeskuste vastu. Kiiev ei püüa ainult ellu jääda. Kiiev püüab panna tavalist venelast mõistma, et sissetungil on hind ka Venemaa sees. See ongi see pööre, mis Putinit häirib. Järgmine etapp peaks tooma rohkem õhutõrjet Moskva ümber, rohkem kontrolli kütuse üle, rohkem sisemist jälgimist ja rohkem propagandat, et vähendada nende rünnakute psühholoogilist mõju. Putin püüab iga allatulistatud drooni müüa kui võitu, iga arreteerimise kui tõendi tõhususest ja iga piirangu kui ajutist meedet. Aga sündmuste jada näitab midagi muud. Venemaa kulutab energiat tulekahjude kustutamiseks, varustuse tagamiseks, avalike hoonete kaitsmiseks ja rahva veenmiseks, et kõik on endiselt kontrolli all. Moskva pole enam ainult sõjaline sihtmärk. Moskva on muutunud vitriiniks suurtele probleemidele, mida Kreml on püüdnud varjata. Mina olen Milson Alves, globaal rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milsonlaste kogukonnaga. Milson Alves Global.